Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes on nii hämmastav, et soovid tema kohta rohkem teada saada? Täpselt niimoodi tundsid inimesed, kui kohtasid ja õppisid tundma meest, kelle nimi oli Jeesus. Nad ei suutnud seda meest unustada. Me ei tea täpselt, kuidas lapsed Jeesusest teada said, aga see võis juhtuda umbes niimoodi. Kas keegi nägi teid? Ei näinud, mind ka mitte. Sind? Ma ei usu. Olgu peale, lähme. Hea küll, Benjamin, mina arvan ikkagi, et Jeesuse saatis Jumal. Te ma imete küll pärast. See kõik võib olla võlukunst. Kuidas sa muidu neid seletaks? Vaata, Joel, me ei peagi neid seletama. Selliseid imesid saab teha ainult Jumal. Kas näiteks pimedaid nägijaks teha? Jah, ma ei usu sellest sõnagi. Mina usun. Sara, mida sina siin teed? Ma hakkasin eeslit söötma, aga siis jäin kuulama, sest ma tahtsin teada, mida te Jeesusest räägite. Mida sina Jeesusest tead? Päris palju. Minu vanema tunneb tema ema Maariat ja ta jutustas temast kõik, kuidas ta sündis ja puha. See on üks võimas lugu. Maari elas Naatsaretis. Ta oli noor tüdruk ja pidi varsti abielluma mehega, kelle nimi oli Joosef. Ühel päeval saatis Jumal ingel Gabrieli. Ära karda, Maaria. Sa oled leidnud armu Jumala juures. Sa jääd lapse ootele ja tood ilmale poja, Jeesuse. Kuidas see saab sündida? Ma olen neitsi. Püha vaim tuleb sinu peale, seepärast hüütakse su püha last Jumala pojaks. Tema valitsusele ei tule lõppu. Kas Maaria kartis ka? Kui ingel minuga rääkima tuleks, siis ma küll kardaks. Mis edasi sai? Kuulge kõik naatsaretlased! Keiser! Valitseja käskis kõigil inimestel minna oma sünni kohta, et ennast arvele võtta. Teate küll, et nime kirja panna. Kõik inimesed peavad laskma end kirja panna. Siis Joosep läks koos Maariaga oma sünnilinna Betlemma. Kui nad Betlemma jõudsid, oli linnas rahvast nagu murdu ja kõik öömajad õivatud. Meil on laps sündimas ja me vajame ainus abakoht, mille Joosep leidis, oli laudas. Kas sellises nagu see siin? Samasuguses. Ja sel ööl sündis laps Jeesus. Lauda lähedal mägedes olid mõned karjased. Nad hoidsid seal oma lambaid, aga järsku nägid nad inglit. Teile on sündinud Taaveti linnas päästja, Issand Kristus. Karjased läksid otsekohe last vaatama. Tal omas sõimes. Kujutage ette. Nad olid pannud ta niisugusesse kasti, millest mina oma eeslit söödan. Kui Jeesus oli sündinud, viisid Maaria ja Joosep ta Jeruusalemma templisse. Nad nägid ühte meest, Simeoni, kes armastas väga Jumalat. Issand, nüüd lase tema sulasel rahus minna su ütlust mööda. Jumal oli lubanud, et Simeon elab seni, kuni ta näeb Jeesust. Mu silmad on näinud su päästet. Jumal valis selle lapse. Olge õnnistatud. See Jumala valitud laps kasvas suureks, et andestada inimestele kõik halb, mida nad mõtlevad, ütlevad ja teevad. Kõik see, mis on patt. Nii, et Jeesus oli väike tita ja nüüd on ta mees. Kas ta poiss ei olegi olnud? Ikka on. Vanema rääkis, et kui Jeesus oli 12, siis viisid vanemad ta Jeruusalemma. Jeesus läks templisse ja rääkis seal juhtide ja õpetajatega. Kelle laps küsib selliseid asju?
ta on Natsaretist. Ta pidi tulema koos meiega. Andestage ta innukus. Siis läks Jeesus koos nendega tagasi koju. Ta kasvas ja sai päev-päevalt targemaks. Tehke tasaseks tema teeraja. Kõik kuristikud täidetagu. Kord läks Jeesus oma tädipoja ristija Johannese juurde. Johannes ristis inimesi, kes tahtsid Jumala sõna kuulata. Nüüd ristis ta ka Jeesuse. Inimesed seal ümber kuulsid taevast Jumala häält. Mis ta siis edasi tegi? Ta hakkas rändama linnast linna, rääkides kõigile Jumalast. Tervitus. Tere. Jeesus pöördus tagasi Natsaretti, kus ta oli kasvanud. Kord läks ta palvekotta, tal paluti lugeda Jumala raamatut, pühakirja. Selles kohas oli juttu Jumala plaanist saata Jeesus maailma, et inimesed võiksid elada alati koos Jumalaga. Issanda vaim on minu peal. Ta on läkitanud mind kuulutama rõõmusõnumit. Ta on mind läkitanud kuulutama vangidele vabadust ja pimedatele nägemist. Vabastama neid, kes on rõhutud ja teatama, et ligi on aeg, mil Issand päästab oma rahva. Ta räägib hästi. Aga millal ikkagi messias tuleb? Ta on hea õpetaja. Ta on väga hea õpetaja. Täna on see kirjakoht tõeks saanud, nagu te kuulsite. Kiri sai tõeks. Aga ainult messias saab seda tõotust täida. Kuidas me teame? Ükski prohvet pole... Aga lugu läheb edasi. Jeesus läks Galilea järve äärde. Aeruta sügavamale kohale. Siis laske võrgud vette loomuse katseks. Õpetaja, töötasime terve öö, aga saaki pole. Kuid sinu käsul lasen võrgud vette. Jaakobus! Johannes! Jaakobus, Johannes, vaat siia, tuli appi, ruttu! Meil on tegemist! Tõmba võrk sisse! Tõmba! See on uskumatu! Ma arvan, et sel hetkel Peetrus taipas, et Jeesus on Jumala poeg. Aga Peetrus kartis. Ta oli elus nii palju halba teinud. Ta ei mõistnud, kuidas Jeesus, see püha ja vägev mees, võis leppida sellise patusega, nagu tema oli. Mine ära, Issand. Ma olen patune. Ära karda. Ma nüüd lähen. Jah, ma hakkan ka minema. Mina ka. Tšau. Tšau. Varsti näeme. Kus sina käisid, Benjamin? Jälle sõpradega väljas? Jah, isa. Kas Kaalep oli ka? Jah, isa. Ma olen sulle öelnud, selle poisiga sa ei suhtle. Aga isa? Sa ju tead, et tema isa usub kõiki neid Jeesuse jutte. Mis selles siis halba on? Meie usume, et Jumal saadab meile võimsa kuninga.
Sinu sõbraisa usub, et üks laudas sündinud mees ongi see kuningas. See on lollus. Aga äkki on Kalepisel õigus? Ei, Benjamin, rohkem me seda teemat ei aruta. Jah, isa. Õel jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted ning pöördugu issanda poole. Siis ta halastab, sest tema annab palju andeks. Te lähete rõõmsasti välja ja teid tuuakse rahus. Kuulake, ma räägin, mis täna juhtus. Ma olin seal. Mida? Jeesus rääkis sünagoogis Jumala armastusest. Ruum oli inimesi täis ja veel suurem rahvalt ootas väljas. Kõik tahtsid teda näha. Jeesus, Jeesus, palun sind päästa mu ainus tütar. Issand, alasta! Ta on ainult 12 ja on suremas. Palun, tule! Jäta ta rahule, Jairus. Jeesus! Su tütar suri. Ära tülita enam õpetajat. Ära karda. Usu ainult ja ta saab terveks. Laps, tõuse. Andke talle süüa. Vau, ja see tõesti juhtus nii? Igatahes, tema haigusest polnud ka enam jälgegi. Minu isa ütleb, et Jeesusel on palju halbu sõpru, et see on üks kamp patuseid. See on tõsi, aga ainult seepärast, et Jeesus armastab kõiki, kes nad ka poleks. Mu isa rääkis ühes Matteuse nimelisest mehest, kes võttis linna tulevat inimeste kes maksu. Järgne mulle. Matteus on üks neist 12, kelle Jeesus oma jüngriks valis. Nad on tema parimad sõbrad, kes rändavad koos temaga, et õpetada inimesi Jumalat tundma. Siimon, keda hüütakse ka Peetruseks, Peetruse vend Andreas, Jaakobus, Johannes, Filippus, Bartolomeus, siis muidugi Matteus, Toomas, teine Jaakobus, teine Siimon, Jaakobuse vend Juudas ja Juudas Iskariot. Kuidas see kõik sulle meelde jääb? Ta on nii tark. Sinu jaoks muidugi, sest sa oled nii loll. Ei ole! Sa oled sama rumal kui su eesel. Ära laia, ta on minu sõber. Kes siin laia? Kes? Jäta ta rahule. Jaa, kes mind keelab? Sina või? Anna talle, hakka vastu. Pane, lasi käi. Anna. Hakka vastu, pane. Poisi. Ai, valus on. Hullem on, kui me seda ei puhasta. Mis juhtus? Ta kakles. Ma ei küsinud sinu käest. Vabandust. Me kaklesime Kalepiga. Nad rääkisid Jeesusest. Ta istub kogu aeg sõpradega seal Saara laudas. Ma ütlesin sulle, et see jutt Jeesusest ei too head. Ta pole meie kuningas ega saa ka selleks. Aga isa, äkki on ta siiski Jumala poeg? Nüüd aitab. Ega sa poja vastu liiga karmule? Vaevalt küll. Ja varsti on see nagunii möödas. Nende niinimetatud Jeesuse järgijate seas olevat üks reetur. Kui nii,
siis ei tee ta enam varsti meile tüli. Armastage vaenlasi. Tehke head neile, kes teid vihkavad. Ja neile, kes neavad. Palvetage nende eest. Kui keegi lööb sind ühele põsele, sellele pööra ka teine. Kui keegi võtab sinult su jaki, anna talle ka särk. Anna sellele, kes sult palub. Kui keegi võtab sinu oma, ära nõua talt tagasi. Tee teisele, nagu sa tahad, et sulle tehakse. Ma tahaks teda tunda. Kas arvad, et ta on Messias? Mida ta selle messi all mõtleb? Nad rääkisid sellest templis. Messias tähendab tõotatu. Tule, lähme ka! Kas te nägite Jeesuse imesid? Seda raske uskuda. Mida tema siin teeb? Ma ei tea. Mida ta siin teeb? Kui see mees oleks tõesti prohvet, siis ta teaks, kes on see naine, kes teda puudutab. Ta teaks, millist patust elu see elab. Ma tean, kes see naine on, Siimon. Ma räägin sulle ühe loo. Ühel rahalaenajal oli 2 võlglast. Üks oli võlgu 500 hõberaha, teine 50. Kummalgi polnud talle maksta ja ta kustutas nende võlad. Kumb armastab teda rohkem? Ma arvan, et see, kellele ta rohkem kinkis. Sul on õigus. Näed sa seda naist? Tulin su majja, sa ei andnud vett mu jalgade jaoks. Tema pesi neid pisaratega ja kuivatas oma juustega. Sa ei tervitanud mind suudlustega, kui tema on minu jalgu suudelnud. Sina ei võidnud mu pead õliga, tema aga võidis mu jalgu salviga. Ma ütlen sulle, tema suur armastus näitab, et ta patud on andeks antud. Kellele antakse andeks pisut, seega armastab pisut. Su patud on andeks antud. Kuidas ta võib patta andeks antud? Su usk päästis sind, mine rahus. Palun tõsta mind. Tule mu õlale. Kas sa nüüd näed? Ma näen Jeesust. Oota, tuleb. Vaadake. Külvaja läks välja külvama. Üks osa seemet pudenes tee äärde, kus see ära tallati ja lindude poolt ära nokiti. Ja muist kukkus kaljule. Ning kui see vili tärkas, kuivas ta ära, sest seal puudus niiskus. Muist kukkus ohakatesse, mis kasvasid koos viljaga. See närbus. Muist kukkus heale maale, kus kasvas ja kandis vilja 100-kordselt. Loo tähendus on selline. Seeme on Jumala sõna. Teeäärsed on aga need, kes kuulevad.
siis tuleb kurat ja võtab sõna ära nende südamest, et nad ei usuks ega saaks päästetud. Kaljupealsed on need, kes kuulevad sõna ja võtavad selle rõõmuga vastu. Ent neil pole juurt. Nad usuvad pisut aega ja kui kiusatused tulevad, nad langevad. Seeme, mis kukkus ohakatesse, on need, kes kuulevad. Ent nende mured ja rikkused ja mõnud lämmatavad neid. Ja nii vili ei küpse. Seeme, mis langes heale maale, on need, kes sõna kuulevad ja puhtas südames seda säilitavad, kuni nad head vilja kannavad. Õpetaja! Jeesus! Me oleme hukkumas! Lained matavad meid! Me upume! Päästa meid! Kus on teie usk? See pakub mulle huvi. Mis see maksab? Naatan! Naatan! Kuulsid sa juba? Jeesus tuleb. Tuleb siia või? Ta läheneb linnale. Tule, me peame minema. Vabandan, ma sind lõin, Benjamin. Annad andeks. Isand, saada rahvas ära, ümberkaudsetesse küladesse ja majadesse toitu ja öömaja otsima. See siin on üksik koht. Andke teie neile süüa. Meil on ainult 5 leiba ja 2 kala. Au sulle, issand, meie Jumal, kõiksuse kuningas, kes sa annad leiba maast. Uskumatu. Kas ikka veel ei usu, et Jeesus on Jumala poeg? Kus sa käisid? Isa, ma pean sulle tõtt rääkima. Me käisime Jeesust vaatamas. Miks?
nii raske on uskuda, kuid nägin seda oma silmadega. Ta muutis paar kala ja mõned leivad toiduks, mille eest jätkus suurele rahva hulgale. Mine tea, Joonatan, äkki on ta tõesti Messias. Kas nüüd hakkad sina ka seda lollust uskuma? Mida teha? Mida seadus ütleb? Kuidas sa seda mõistad? Armasta Issandat südamest, kogu hingest, kogu jõust, kogu mõistusest ja ligimest kui see ennast. Sul on õigus, tee nii ja sa elad. Kes on mu ligimene? Kord läks üks mees Jeruusalemmast alla Jeeriku poole. Ta rööviti paljaks, teda peksti, jäeti pool surnult maha. Üks preester juhtus mööda minema. Kui ta meest nägi, läks ta ringiga mööda. Nõnda samuti ka üks leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. Aga üks samaarlane tuli seda sama teed ja meest märgates läks ta tema juurde ja tal hakkas hale. Ta astus mehe juurde, valas õli ja veini ta haavadele, sidus need, tõstis ta muula selga ja viis ta öömajale, kus ta kandis hoolt tema eest. Järgmisel hommikul andis ta öömaja peremehele 2 hõberaha ja palus hoolt kanda mehe eest. Tagasi teel tasun selle, mis sa veel kulutad. Kes neist 3 käitus kui ligimene mehega, kes oli sattunud teeröövlite kätte? See, kes ta peale halastas. Tehke samamoodi. Laske lapsukesed minu juurde tulla, ärge keelake neid. Nende päralt on Jumala riik. Tõesti, ma ütlen teile. Kes iganes Jumala riiki vastu ei võta nagu laps, ei pääse iial sinna sisse. Kes võtab vastu lapse, võtab vastu ka mind. Mind vastu võttes võtab ta vastu tema, kes mind saatis. Sest kes on vähim teie seas, on suurim. Hei, mis siin sünnib? Milles asi? Jeesus Natsaretist läheb mööda. Jeesus! Taaveti poeg! Halasta mu peale! Äkki piitab? Ma ei tea, arvatakse, see on põnev. Olge vaikus. Mis sa tahad, et ma teeksin? Et ma jälle näeksin. Näe jälle. Sinu usk on su päästnud. See mees on tõesti prohvet. Seal ta on seda! Jeesuse Natsareti nime, sealt nimekirja. See on nimekirja. Mina tahan ennast päästa meil. Näita meile õiget teed. Seal ta on. Jah, ma näen teda. Seal ta on. Näen Jeesuse Natsaretist. Miks see mees puuvates rannib? Ta on liiga lühike, muidu näha. Tule alla, Sakkeus. Täna pean ma jääma sinu kotta. Minu? Läheb vatusele. Kes tahaks jääda tema kotta? Miks ta tema juurde? Kuidas Sakkeus Jeesus tunneb? Väga hea. Veel hea, vein. Kuulge, annan poole oma varast vaestele. Kui ma olen kedagi petnud, maksan tagasi 4-kordselt.
ma ei usu, et maksuvõtja midagi tagasi annab. Võimatu. Pääste on tulnud sellele kojale, sest ka tema on Abrahami järeltulija. Inimese poeg tuli päästma kadunut. Kuulake. Me läheme Jeruusalemma, kus kõik see, mis prohvetid on kirjutanud, lõpule viiakse. Ta antakse paganate kätte. Nad mõnitavad teda, teotavad ja sülitavad talle näkku. Nad tapavad ta. Ning 3. päeval tõuseb ta üles. Tšau, Saara. Tšau. Tšau. Kuulge, siin on täna midagi teistmoodi. Jah, Saara Eesel on kadunud. Ta pole kadunud, ma laenasin ta välja. Kes tahaks sinu eeslit laenata? Käsi oma jüngritel vaikida. Ma ütlen teile, kui nemad vaikiksid, siis hakkaksid kivid kisendama. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Miks ta nii vihane? Nad teevad templist laadaplatsi, selle asemel, et teenida seal Jumalat. Kirjutatud on! Minu koda peab olema palvekoda! Teie olete teinud ta röövlikoopaks! Seal on mu loomad! Peatage ta! Seisa! Seda on väga vähe. Kas sa rohkem ei anna? Ma ütlen, et see vaene lesknaine pani rohkem kui teised. Sest teised kõik panid oma küllusest Jumalale anniks. Kuid tema andis kogu elatise, mis tal oli. Õpetaja, teame, et sa õpetad õigesti. Ega otsusta inimeste üle näo järgi, vaid õpetad Jumala teed tõepäraselt. Ütle, kas Rooma keisrile maksude maksmine on meie käsuseaduse vastu? Ole ettevaatlik! Vastusega! Näita mulle raha. Hõbe raha. Kelle pilt selle peal on? Keisri! Andke siis keisri oma keisrile tagasi. Jumala oma Jumalale. Mis te selle peale kostate? Vaata, see on Peetrus. Huvitav, mida ta siin teeb. Paistab, et ta ostab paasapõhjadaks süüa.
ma olen igatsenud seda paasatalle süüa koos teiega. Ma ütlen, et ma ei söö mitte sellest enne, kuni kõik on läinud täide Jumala riigis. Õnnistatud ole, Issand, maailma kuningas, kes sa lood viinapuu vilja. Võtke see ja jagage oma vahel. Õnnistatud ole, Issand, maailma kuningas, kes sa kasvatad leiba mullast. See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Siiski vaata, minu äraandja käsi on minuga lauas. Inimese poeg läheb küll ära, ometi häda sellele, kes ta ära annab. Võimatu. Pole tõsi. Olen see mina. Ei saa olla. Nimeta äraandja. Issand, ma olen valmis minema sinuga nii vangi kui surma. Ma ütlen, Peetrus, et kukk ei laula enne, kui sa oled mind 3 korda salanud. Suurkohus on oma otsused teinud. Joonatan, mis see on? Selle niinimetatud kuninga valitsusaeg hakkab vist lõpule jõudma. Ma sain äsja teate meie suurkohtult. Üks Jeesuse jünger, keegi Juudas Iskariot, on nõus aitama meil teda kinni võtta. Kuidas nad ta küll nõusse said? Palju polnudki vaja. Ainult 30 hõberaha. Täna öösel võtavad nad Jeesuse kinni ega lase tal põgeneda. Ei. Palun ei. Juudas. Annad sa inimese poja suudlusega ära? Isand, kas võitleme mõõgaga? Võtke ta kinni! Aitab sellest. See on nime. Te olete tulnud mõõkadega otse kui röövli vastu. Ma olin iga päev pühakojas, siis te ei püüdnud mind kinni võtta. Kuid see on nüüd teie tund ja pimeduse meelevald. Võtke ta kinni! Näe, siin on kuninga mantel! Räägi meile, mis juhtub! Kas sa päästad meid, kuningas? Kas sina päästad meid? See mees oli ka Jeesusega. Naine, ma ei tunne teda. Ma nägin neid koos.
sa oled ka üks neist? Ma ei ole. Pole kahtlust, et ta oli koos Jeesusega. Ta on ju ka galilealane. Mine ära! Ma ei mõista, mida sa räägid? Naatan! Mis see on, Benjamin? Jeesus on ohus. Tule, me peame teised üles läima. Ütle, kes sind lõi? Ennusta. Kes sind nüüd veel lööb? Jätke! Aitab juba! Tooge ta kohtu ette! Mine! Ütle meile, kas sina oled Messias? Kui ma ütleks, siis te ei usuks mind. Aga kui ma küsiksin, siis te ei vastaks mitte. Aga nüüdsest hakkab inimese poeg istuma Jumala paremal käel. Kas sa oled Jumala poeg? Sina ütled, et olen. Mis tunnistust meil veel vaja on? Nüüd oleme ju ise kuulanud, mida ta räägib. Sellest arvad? Viime ta Pilatuse juurde. Jah, viige ta ära. Jeesus viiakse Pontius Pilatuse juurde. Pilatus, see kõige julmem Rooma valitseja. Ta on tapnud juba tuhandeid, lastes naelutada neid puust ristide külge. Mine! Ja mida te tahate nii varasel hommikul? Me võtsime ta kinni, sest ta eksitab inimesi. Ta tekitas rahutust templiplatsil. Mis on tema karistus? Mõista süüdi! Ma ei leia tal mingit süüd. Mitte mingit. Ta on süüdi. Ta õpetab keisrile mitte makse maksma. Väites, et ta on kuningas. Messias. Kuningas? Oled sa juutide kuningas? Nii ütled sina. Ta alustas Galileas ja nüüd tuli siia. Galileas? On see mees galilealane? Sel juhul las Herodes otsustab. Ta on vist ikka veel Jeruusalemmas. Viige ta ära. Kelle sa ütled end olevat? Keda sa kutsud oma jüngreiks?
paljud räägivad, et sa teed imesid. Tee siis midagi. Isand, ta on eksitanud paljusid. Ta kutsub end kuningaks. See mees, kuningas! Majesteet. Lööge teda kõvasti. Viige ta tagasi Pilatuse ette. See on tema provints. Sel mehel pole ühtki surmasüüd. Ma karistan teda ja vabastan ta. On kombeks üks kurjategija pühadeks vabaks lasta. Lase vabaks, Barabbas. Las see mees sureb. Jaa, vabasta Barabbas. Ta risti! Sina, andke talle! Ta pole kurja teinud. Tagasi, kauale, kao minema. Tee vabaks. Tagasi. Ega nad ometi ei tapa teda? Liigu, kui öeldakse. Tõuse üles. Tõuse! Sina. Mis su nimi on? Siimon Küreenest. Tule siia. Tagasi. Hoia ees. Edasi. Rutem. Rutem. Nüüd sina. Edasi. Lahti. Anna neile andeks, isa. Nad ei tea, mida nad teevad. Teisi ta päästis. Päästku nüüd iseend. Päästa end, kui sa oled Messias. Tule ristilt maha. Näita meile oma imesid.
Mis seal kirjas on? Juutide kuningas. Kui Jeesus on kuningas, siis miks nad nii teevad? Ma ei tea. Kas sa arvad, et tema on Messias? Mis nüüd toimub? Isa, sinu kätte annan ma oma vaimu. Mul on õpetajale haud olemas ja ma tahaksin ta surnukeha sinna viia. Sa võid ta võtta. Andke andeks, me läheme oma issanda järel. Ma aitan, aga ruttu, hingamispäev on lähedal. Kas me tõesti ei näe Jeesust enam kunagi? Hei, pidage! Kas te ei mäleta, mida Jeesus korduvalt ütles? Mida? Ma mäletan. Ta ütles 3 päeva jooksul ärgab ta jälle ellu. Vaata! Kivi on kõrvale lükatud. Miks te elavat otsite surnute juurest? Ta ei ole siin, vaid on üles tõusnud. Tuletage meelde, mis ta teile rääkis Galileas olles. Inimese poeg antakse patuste inimeste kätte ja lüüakse risti ja 3. päeval ta tõuseb jälle üles. Kuulge! Kivi on eest ära. Läksime sisse ja issanda ihu oli kadunud. Mis? Issanda ihu oli kadunud? Ja 2 meest lähenesid, inglid särades, nagu päikses, ja ütlesid meile, miks te elavat otsite surnute juurest? See on tõsi.
uskuge meid. Uskuge. Me nägime neid. Minge vaadake ise. Haud oli tühi. Peetrus, sa pead uskuma. Issand on üles tõusnud. Ta ilmus Siimonale. Me ei tundnud teda ära. Tee peal olles. Kui ta leiba murdis, siis tundsime. Emmausse. Feider, et ta sinna läks. Rahu teile. Miks te ehmute? Ja miks te kahtlete oma südames? Vaadake, mu käsi ja jalgu. See olen tõesti mina. Puudutage mind. Sest vaimul pole liha ega luid, nagu minul on. Need on sõnad, mis ma rääkisin, kui ma olin alles teiega. Et kõik, mis on minu kohta kirjutatud Moosese seaduses, prohvetite raamatutes ja lauludes, läheb täide. Nii on kirjutatud. Messias peab kannatama ja 3. päeval üles tõusma. Tema nimel kuulutatakse andestust ja meeleparandust kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast. Kui Kalep ütles, et Jeesus on Jumala poeg, siis ma ei uskunud seda. Aga siis ma nägin Jeesuse imetegusid ja kuulsin, kuidas ta rääkis Jumala armastusest. Nägin kõike seda, mida nad temaga tegid. Kuidas nad teda peksid. Nägin, kui nad ta risti lõid. Nägin ta surma. Nägin, kui tema keha maha võeti ja ära viidi. Ja ma arvasin, et ei näe Jeesust enam kunagi. Aga sündis ime. Jumal pidas oma sõna. Ta lubas, et äratab Jeesuse tagasi ellu. Ja ta ütles, et kui me usume, et Jeesus on Jumala poeg, kes suri meie eest, siis elame koos temaga. Nüüd ja alati. Ja usu just seda olen ma kogu aeg tahtnud. Milline võimas lugu! Ja hämmastav on see, et kõik, mida sa just praegu Jeesuse kohta nägid ja kuulsid, on tõesti juhtunud. Võimalik, et kui oleksid olnud koos Kaalebi, Joeli, Naatani ja Leaga, oleksid esitanud sama küsimuse, mis nemadki. Kes on Jeesus? Sa nägid, kuidas Benjamin hakkas mõistma, et Jeesus on Jumala poeg. Jeesus näitab meile, milline on Jumal. Jeesus võttis meie karistuse endale, kui ta suri ristil. Just samuti nagu Jeesus sõbrustas kõikide inimestega, võib ta olla ka Benjamini sõber. Benjamin mõistis, et Jeesus on surmast tugevam, sest Jeesus ärkas pärast surma uuesti ellu. Benjamin sai aru, et kui ta kuulub Jumala perekonda, siis saab ta nüüd ja alati Jeesusega koos olla. Kuid kõigepealt pidi Benjamin Jeesuselt andeks paluma, et ta varem ei uskunud Jeesust ja ei elanud koos Jumalaga. Benjamin otsustas, et soovib koos Jeesusega kuuluda Jumala perekonda. Kas sina soovid seda? Jeesus elab ka tänapäeval. Kas tahaksid temalt paluda, et ta andestaks sulle ja võtaks sind vastu Jumala perekonda? Võib-olla sa mõtled, ma ei saa sellest aru. Või tahan sellest rääkida ema ja isaga. Või pean veel mõtlema. Võib-olla soovid sa rääkida kellegagi, kes juba kuulub Jumala perekonda ja tema käest midagi küsida. Kuid võib-olla on sinu vastus jah ja sa soovid Jeesusega tuttavaks saada. Sa võid kohe praegu Jeesust paluda, et ta sulle andeks annaks kõik pahad asjad, mida oled mõelnud, öelnud või teinud. Palu andeks, et oled siiamaani olnud Jeesuse poole seljaga ja elanud ilma temata. Just sellist asja nimetab Piibel patuks.
kui tahad igavesti olla Jumala perekonna liige, siis võid öelda Jumalale umbes niimoodi. Armas Jumal, ma usun, et Jeesus on sinu poeg. Aitäh sulle, et Jeesus suri ristil halbade asjade pärast, mida olen mõelnud, öelnud või teinud. Jumal, palun anna mulle andeks mu patt, et olen olnud Jeesuse poole seljaga ja elanud ilma temata. Jumal, ma soovin kuuluda sinu perekonda ja usaldada sind terve oma elu. Palun aita mul saada selliseks, nagu sulle meeldib. Armas Jumal, aitäh sulle, et saan sinuga alati rääkida. Aitäh, et vastad mulle. See on väga tore, et võid usaldada Jumalat, et ta armastab sind, andestab sulle ja on alati koos sinuga. On hea, kui räägid sellest kellelegi, kas emale, isale või mõnele sõbrale. Kui otsustad Jeesusega sõbraks saada, siis algab teil koos uus ja väga imeline seiklus, sest Jeesus on kõige tähtsam isik. Siin on mõni asi, mis sind aitab. Loe iga päev piiblit. Uuri välja, mida Jumal piiblis räägib. Niimoodi võid kõige paremini Jeesusega tuttavaks saada ja õppida, kuidas elada Jumalaga koos. Räägi Jumalaga. Sa võid Jumalale rääkida kõigest igal ajal ja igas kohas ja ta kuulab sind kindlasti. Jeesus nimetab sellist rääkimist palvetamiseks. Leia võimalusi olla koos teiste inimestega, kes on Jeesusega sõbrad. Jumalaga koos elada pole alati kerge, kuid teised Jumala perekonna liikmed aitavad ja julgustavad sind kindlasti. Varsti tunned sa nagu Kaalep tundis, et on tore teistele rääkida, mida Jeesus sinu jaoks tähendab. Oli väga tore jutustada sulle seda tõsilugu Jeesuse kohta. Ära unusta, et kui sa kuulud Jumala perekonda, siis on Jumal alati sinuga koos. Ükskõik kuhu sa lähed, ükskõik mida sa teed.